tahad head soodsat sülearvutit, siis mul hetkel siin on üks 7 masinat, mis on erinevad väikeste vigadega. Näiteks see EliteBook on see, muidu ta peaks puuteekraaniga nagu olema, aga puuteekraan siin ei tööta, ehk siis saab tavasülearvutina seda kasutada vaid ja hind on siis 45% soodsam kui muidu. Näiteks see Lenovo ThinkPad E14, selle saab eriti soodsalt, selle saab 90 euroga juba. Siin on korpuse defekt, siit on natukene hinge juures korpus katki läinud, aga avamine kõik toimib ilusti, seega ei tohiks mingit probleemi olla ja selle masina puhul on allahindlus 61%. See arvuti nüüd on Lenovo ThinkPad X13, allahindlus 44% ja selle defekti ma näitan siit kohe suurelt ekraanilt, et tal on ekraani nurgas on sellised nagu väiksed laigud. Et kui kasutad välise monitoriga või sind ei häirise, siis see on ka igati normvalik ja 44% soodsam. Nüüd samuti X13, aga juba generatsioon 2. Välimuselt igati tipp-top masin, aga samamoodi on ekraanil siin allnurgas väike nagu asi. Näitan seda defekti samamoodi siin pildi pealt, et siin allnurgas on see väike selline laik. No see ilmselt ei tohiks üldse seda kasutamist segada ja selle puhul on siis allahindlus 42%. See aga on HP ProBook 440 G8 ja siin on ikka eriti lampviga, siin ei tööta see audioport, et kõrvaklapi püstik ei tööta ja allahindlus 39% ehk siis hind on 170 euri vaid. Selle arvuti puhul on suuresti viga siis välimuses. Siin on näha, et klahvid on üsna kulunud. Ma panin siia need kleepsud peale, muidu olid ikka väga hullud need kleepsudega täitsa viisakas ja arvutil ei tööta ka HDMI pesa. Ja allahindlus on 43% ja arvuti saab vaid 125 euro eest. Ja selline Lenovo ThinkPad X390, allahindlus 49% ja siin ainuke viga on see, et arvutil puudub aku. Võid ise seda akut tellida või lihtsalt kodus laua taga arvutit kasutada, sest hea masin ja vaid 139 euri. Ühesõnaga, kui tahad lisainfot nende masinate kohta, kirjuta mulle või mine lihtsalt üksit.ee ja vaata lao tühjenduse alla, seal kindlasti leiab need väikeste vigadega arvutid lihtsa vaevaga ülesse.